Tere! Selle ülesande raames ei ole eesmärk joonistada skeem, on eesmärk joonistada raamjoon ja tiitelleht. Ja siit me tahame nüüd alustada plot frame'ist. Nagu näete, siin mitte midagi ei saa avada, kõik on valge. Selleks, et see funktsioon avaks, meil oleks vaja teha uus projekt. Teeme tüüpilise projekti valmis. Ja avaneb nüüd selline leht, kus on võimalik sisestada väga palju andmeid. Ja siia me saame kirjutada näiteks, see on ülesanne. Hetkel me sisestame neid sisendid siia selleks, et saaksime hiljem näha neid muudatusi. Job number paneme siis näiteks ülesanne 1/1. Siia me saaksime kirjutada, kes maksab, ja nagu näete, siin on siuke tõlkimise koht, ehk see lahter tõlgitakse automaatselt erinevatesse keeltesse. Siin vaatame company name, paneme siis ja paneme näiteks kooli number ja grupi number. Aadressi saame panna siis näiteks Pärnu maantee ja mingi number. Date jääb samaks, start on siis see kuupäev, mis me alustasime. Creator, siia saab panna näiteks lihtsalt lühendid. Created title paneme siis näiteks õpilane. Töötame 230 volti, 50 hertsi. Projekti tüüp, ta on schematic, kontraktor, paneme esialgu ollast alla niimoodi, vajadusel muudame. Nii, kui me tahame siia veel nimistusse genereerida uusi ridu, siis siin üleval on selline plussmärk, kus me saame endale vajaliku lisa kirja tekitada. Ma arvan, et võiks siia lihtsalt panna näiteks approved by. Lisame siia juurde ja siia alla lõpus tekkis siuke lisakiri ja siia võiks panna õppejõu nimi. Ehk siis see on meie õppejõu nimi. Nagu näete, seda vasakpoolset osa me muuta ei tohiks, sest ta on standardiseeritud, aga nüüd see osa, mis me siia kirjutame, seda saame muuta. Siis näiteks, kui me tahame siit mingit rida ära võtta, siis valime selle rea ja vajutame delete ja siis ta kaob ära. Et esialgu jätame kõik need asjad paika ja vajutame OK. Nüüd me näeme, et projekt on alustatud. Toorikus siin alguses võivad olla tiitellehed, võivad ka mitte olla, sõltub, mis te valisite. Siin aknas meil on selline vaade ja siin all on siis preview page. Kui see on suletud, siis saate minna siia home'i ja vajutada open. Et ta võiks olla lahti. Järgmisena lähme master data alla ja võtame plot frame ja võtame open. Ja nüüd avaneb selline aken. Kui ta kogemata on avatud teises kohas, siis saate minna software, e-plan ja nii edasi ja leida ülesse. Või siis siin vasakul on olemas. Ja siin valikus on siis mitu erinevat raamjoont. Kui te kerite alla, siis siin all vasakul näete seda preview'd. Et mis meil vaja on? Meil on vaja arvatavasti, et oleks A3
ja meil on vaja ka lisaks, et ta oleks landscape'is. Et võtame esialgu selle 13 lahti ja avanes nüüd selline aken. Nüüd on siin all sisse zoomitud olemas job number ja nii edasi. Kui meil kogemata on olemas selline olukord, et siin on lihtsalt numbrid, näiteks nagu siin, üks ja nii edasi, siis view properties as numbers, siis me näeme need asjad, mis automaatselt genereeritakse, on genereeritud siia numbritena ja kui me laseme seal lahti, siis me näeme, mis lisatakse. Et company name genereeritakse automaatselt, et esialgu oleme selle properties as numbers, siis me näeme neid osad, mis on genereeritud automaatselt, ehk siis seal on numbrid järgi ja need, mis on genereeritud tähtedena, on praegu tähtedena. Et siia me saame näiteks panna muudatus ja võetame OK ja tekkis muudatus. Ja kui me vaatame properties as name, siis me näeme, et see muudatus jäi paika. Võiks jälgida seda ingliskeelset nimetust creator. Siia tekib creatori number. Ainuke, mis võiks olla see, et võiksime selle logo välja vahetada. Selleks võtame selle logo ja vahetame lihtsalt delete ja ta kaob ära. Ja siia asemele võiks tekitada uut lehte. Selleks, et siia saaks genereerida uut lehte, pean minema kodulehekülje peale näiteks. Ja siit võtame näiteks selle püramiidi. Kui teil ei ole, siis saate lihtsalt ära seivida. Aga kui on, võtate snippetiga, valite selle nimetuse ja seivite kuhugi desktopile ära. Ja nüüd, kui te lähete siia tagasi e-plani, siis siin on olemas insert ja siit saate panna image file. Võete image file ja leiate selle püramiidi üles sinna, kus ta on. Ja siin on nagu valikud, kas keep source directory või copy. Kui te panete selle keep directory, seal võib tekkida oht, et kui te selle originaali hävitate ära, siis ta hävineb ka mujal. Mõistlik on panna selle copy siia. Ja panete ta lihtsalt paika esialgu. Nagu näete, ta võiks minna natukene siia keskele, aga siin on nüüd see asi, et kui ta kogemata ei saa keskele, siis siit saate griidi teha natuke väiksemaks. Ehk siis panna ta natukene endale ilusamaks paika. Page description võiks olla. Company name variant 1, et jätate selle paika ja alati muudate selle siis descriptionis ja teine variant on saate sisestada siia, saate siia peal nimetada. Aga igal juhul peaksite valima ühe neist. Nüüd, kui te sulgesite seda plot frame'i ja tahate näiteks teha uut lehte, siis vajutate parem nupuga new leht. Paneme esialgu multiline'i. Paneme lihtsalt test ja siin on valikus. Vaatame seda plot frame'i ja siit alt. Kui teil kogemata siin ei ole juba valikus, siis saate vajutada browse ja siit leiate selle, mis te viimati muutsite. Ja siit alt on näha, et see püramiid on paika pandud. Vajutame OK ja vajutame OK.
nüüd me vaatame, et meil tekkis see plot frame ja siin on siis pandud sellised asjad, et nagu me kirjutasime, et see on ülesanne nagu ta on. Siin me saame panna kooli nimetuse, test ja nii edasi. Nüüd, kui me näiteks tahame midagi muuta, siis siin me seda muuta ei õnnestu. Selleks meil on vaja file ja panna information ja siin näiteks muudame paneme siia nimetuse paika, lähme tagasi ja näete, siia nüüd tekkis kooli nimetus ja logo on statsionaarne. Vaatame, et siin on pandud näiteks creator name 1 ja siia näiteks paneme nimi ja perekonna nimi. Nii, seivisime ära ja vaatame, kus ta siis tekkis. Näete, siin on pandud nii-öelda creator, et siin on lihtsalt A täht. Siin siis leiame selle creatori ülesse. Mul seda creatorit siin ei ole, aga ma leian siit üles ja lisan ta juurde. Nüüd ma tahan, et see creator oleks mitte siuke lihtsalt täht. Ma tahan, et oleks päris nimi. Lähen siia informationi alla ja siia panen otsingusse creator. Panin otsingusse creator ja siin mul on vaja full name. Ja see full name tekkis siia alla ja siia saan kirjutada see eesnimi ja pere. Siia tekkis nii-öelda full name. Ja nüüd siin, kus on creator, ma tahaks, et see oleks täisnimi. Selleks lähen siia master data, avan selle frame'i, mis mul oli tehtud, näiteks 13, teen open ja leian üles. Ja nüüd mul on vaja see creator. Ja nüüd ma tahan, et see creator oleks mitte lihtsalt creator, vaid oleks full name. Vajutan siia 2 korda, avaneb uus aken ja siit ma pean leidma ja siit nimekirjast mul oleks vaja leida full name ja siin ta näitab, mis see võiks olla. Panen OK, apply, OK ja nüüd on siin full name. Kui see on tehtud, vajutan plot frame ja vajutan close. Ta küsib jah, kas tahate seivida ja nüüd ma seivisin ja tekkis siia õpilase täisnimi. Siin on siis õppejõu nimi, job title, siia tekkis kooli nimetus. Kui ma näiteks tahan, et see kooli nimetus oleks natukene allpool, siis jällegi lähen master data, open, võtan see 13 uuesti lahti ja leian selle company name ja siin näiteks saan avada niimoodi, et alignment oleks enam-vähem keskel. Muutsin seda alignmenti middle center, vajutan OK ja nüüd on ta natukene paigast ära ja kerin ta, et ta mahuks siia raamide sisse. Nüüd jälle vaatan plot frame, vajutan close, seivin ära
ja nüüd see nimetus on siin enam-vähem keskel. Kõik need muud asjad, page'id ja muud asjad ma ei muudaks. Date võiks olla paigas ja kui tahate veel lisaks midagi muuta, mis jääb igavesti paika, siis te peate selle muutma siis nii-öelda plot frame'is. Ja teete selle raamjoone näidise alusel ka valmis. Nüüd meil on olemas title page ja see title page koosneb 2 komponendist. Üks komponent on raamjoon, mis on siin ümber, mis muutus, nagu näete, tuli kaasa kõik. Ja teine osa on nüüd see, mis on siin lehe peal sees. See, et me saaks muuta, mis siin lehe peal sees on, teeme siis mitte plot frame, vaid form. Ja siin on 2 varianti. Et kui eelmine kord me tegime, avasime uue, nüüd teeme näiteks copy ja leiame mingisuguse tiitellehe. Siin listis on erinevad tabelid. Siin on nagu valikus rohkem asju, aga näete, siin on näiteks enamus on tabelid. Selleks, et me leiaks kõike, me saame näiteks avada all frames, aga meil on vaja enne kõike nii-öelda title page'i või cover page'i, et ta on siin alt 4. Nii, ja nüüd ta siin avab erinevaid variante. Võtame näiteks selle esimese open ja ta nüüd genereeris selle koopia. Siia saate kirjutada endale nimetuse. Ma kirjutasin uuesti, sest mul on see juba olemas. Võite ka siia panna tema suuruse, et tulevikus teaks. Nii, ja nüüd on ta jälle avanud selle page'i. Siin oleks esiteks logo ära muuta. Kui see leht oli enne avatud, siis saate siit uue snippeti teha ja save'id ära. Save'id ära ja lähete tagasi e-plani ja teete jälle insert, image file ja saate selle logo avada. Jälle teete copy ja panete ta kuhugi paika. Võiks olla enam-vähem sirge. Nii, siit me siis vaatame view ja vaatame as numbers. Nagu näete, see company name on siis parameeter, aga kui me ei taha, et see oleks parameeter, vaid oleks statsionaarne tekst, siis me saame siia kirjutada kirjutasime teksti valmis ja panime paika. Nüüd me vaatame, et see tekst on natukene liiga väike. Saame siit formatis suuremaks teha. No teeme 5 näiteks. Siis selle nii-öelda andme ma võtaks siit välja ja paneks selle kooli paika. Nüüd siia kõrvale ma jälle teen ühe tekstboksi. Panen kõik parameetrid paika ja siit ma hävitan kõik need asjad ära ja panen ta kuhugi siia paika. Nagu näha, vaatame, et oleks enam-vähem keskel ja enam-vähem joondu. Siin on siis jällegi väga palju parameetreid. Esimene asi, ma tahaks siia panna ühte parameetrit, mis on õpilase täisnimi.
leian üles creator'i ja panen täisnimetuse. Nii, ja kui ma panen selle description ära, siis näeme, et siin creator full name. Ja see on tavaline tekst. Ja siia saab, panen siia student name. Siia siis tekib full name. Project description, okei. Siia võiks näiteks panna, siin all oli meil approved by ja see meil oli sellise nimetusega. Ja siia üles jälle muudame nimetuse, et õppejõu nimetus. Okei. Paneme siia näiteks õppejõu nimi. Job number. Siia võiks isegi mingisugune date tekitada. Paneme creation date näiteks. Ja siia samamoodi paneme siis see on creation date ja see on siis ja see on siis see kuupäev, millal oli see vastu võetud. Approved date. Ja lähme siia master data alla ja vajutame close. Vana nimetus, selleks, et me saaks selle ümber muuta. Vajutame properties ja page ja see plot frame form name. Vaatame, mis meil see viimane oli. var2 oli. Võetame apply ja okei. Nüüd meil tekkis meie tiiteleht, kus on olemas raamjoon ja on olemas see tiiteleht. Kui meil näiteks on vaja tulevikus midagi muuta, siis me ei muuda iga tiiteleht eraldi, vaid pigem muudame seda master datat. Nii, siin on, kus on test page, ma panen, et selles mõttes praegu ei ole tähtis, mida te siia panete, peaasi, et on olemas. Nii, ja nüüd selle eesmärk on see, et me tahame siia genereerida nii-öelda tabeli. Selleks, et tabeli genereerida, lähme siia tools ja siin vajutame nii-öelda generate. Ja siia vajutame plussi ja teeme part listi. Vajutame part listi. Siin on siis kahte variante. Kas on manual placement või page. Vajume page, et me tahame eraldi lehele. Siin on siis sort project, et me saame erinevates projektides need listid siia panna. Aga praegu see on siis meie projekti sisu. Siit valisime part listi ja vajutame OK. Ja siin on siis meil olemas siuke form. Et paneme esialgu see 001. Kui teil see ei ole, siis vaatate browsed ja tekitate selle F001 ja siis ta on nüüd selline tabel. Vajutate OK ja vajutate OK. Need parameetrid pole vaja muuta. Siin on lihtsalt, kus ta hakkab olema. Location, page number. Siia võite isegi 3 panna. Description. Part.
siit midagi ei pane ja vajutate OK. Ja nüüd siia üles tekkis part list. Ja kui te avate selle part listi, siis näete, et see part list koosneb siis 2 komponendist. Üks komponent on raamjoon, kuna meil projektis oli ühtne raamjoon, siis siia genereeris nüüd meie raamjoon. Siin on siis joonise nimetus, nagu ta siin pikk on, võime näiteks vajutada properties ja lihtsalt teha part list. Ja nüüd on ta lühike. Et oleks erinevus näha, saame siia panna lihtsalt tekst, et oleks midagi siin olemas. Nii, ja nüüd genereeris part listi. Part list koosneb siis tabelist ja tabelil on mitu asja. Esiteks on device tag, ehk siis see on tag, mis peaks olema unikaalne igal seadmel. Siis on quantity, ehk siis see on arv, mitu tükki neid on. Siin on siis kirjeldus, mis on selle seadme kirjeldus. Ja siin on siis tootekood. See tootekood on vajalik selleks, et me saame pärast dataportalist otsides õiged seadmed õige koodiga. Et type number ja part number tihti on üks ja sama. Nii, ja nüüd genereeriti selline part list. Kui me tahame, et see part list oleks teises kohas, me võime selle lihtsalt võtta ja lohistada järgmisse kausta. Nii, ja nüüd, kui te ükskord tegid selle ära, siis ta on nüüd igaveseks tehtud. Kui te tahate midagi muuta, siis te saate muuta näiteks toorikut ja siis kõik teie projektid tulevad kaasa. Ja nüüd, kui me tahame printida, siis võtame selle projekti täis kõige ülemise faili ja siit vajutame print. Ja vajutades print, me siis näeme see osa, mis prinditakse PDF-i välja. Ja see nii-öelda watermark sellest lahti ei saa ja vajutame print. Ja saate seivida siis kuhugi, kus te pärast leiate ülesõna.